Meie järgmine esineja Siim Siimut on geenitehnoloogia eriala viimase kursuse magistrant, kes parasjagu teeb oma magistritööd tetrahüdrokannabinooli ehk siis kanepi põhitoimeaine mõju kohta inimorganismile. Ja tema käest saame lähemalt kuulata, kuidas see aine inimesele mõjub ja saame formuleerida oma arvamuse, kas me peaksime rohkem rakendama seda või võib-olla peaksime selle vastu võitlema. Igal juhul diskussioon saab olema huvitav ning Siim on kindlasti valmis vastama ka kõikidele küsimustele. Palun. Tervist! Suur hea meel on siin olla kõikide professorite ja doktorite vahepeal. Nii. Ja mina siis räägin täna, nagu juba öeldud, kanepist. Ma siin alguses parandaksin, et ma tegelikult ei uuri inimesi, et ma olen see tegelane, kes hiirtele kanepit süstib või siis THC-d, et väike parandus. Aga see selleks. Ja kuna valdkond on suhteliselt kattuv, siis sattusin ma ka MTÜ Ravikanep juhatusse, nii pooljuhuslikult. Aga täna räägiksin siis, et mis asi see ravikanep siis üldse on või mis asi see kanep on, põgusalt endokannabinoidsüsteemi ABC-st ja siis mis selle ravikanepiga siis mujal maailmas siis tehakse ja kas Eestis ka midagi tehakse. Ja lähtepunkt on meil selline, et see on siis suuresti Ravimiameti seisukoht, et niisugust asja ei eksisteeri, ei saa eksisteerida ja siit me lähtume. Et alustuseks siis, et kanep, ladinakeelselt nimetada cannabis sativa, cannabis indica, on siis lahksuguline 1-aastane õistaim ja lahksuguline, see on siin oluline, sest tegelikult meid huvitab praktiliselt ainult emased kanepitaimed, isaseid kanepitaime, ainuke kasutusala neil on sordiaretuse juures praktiliselt. Meil eksisteerib narkootiline kanep ja tööstuslik kanep, ehk hemp, ja meil on 2 fülogeneetilist populatsiooni. Selle slaidi üks ainukesi mõtteid ongi see, et tihti kohtab kirjanduses sellist looma nagu India kanep, et tegelikult sellel ei ole mingit praktilist tähtsust, et võib olla nii cannabis sativa kui cannabis indica siis narkootiline. Ja siin on, millised need taimed siis välja näevad, et fenotüüpiline varieeruvus on märkimisväärne, et sativad on siis kasvavad kõrgemaks ja neil on need tüüpilised sõrmed lehed ja samas indikad on siis niisugused pisikesed, ei harune nii palju suurte paksude lehtedega ja sellised nad välja näevad. Mida me neilt kanepitaimedelt tegelikult taga ajame, ongi just peidetud siia vaigunäärmetesse. See on see koht, kus toimub kogu praktiline biosüntees. Valdav enamus aktiivseid kanepitaime, siis aktiivseid komponente sünteesitakse just nende vaigunäärmete sees ja põhimõtteliselt on see, mida me sealt taimest kätte tahame saada, kui me ei kasuta teda muidugi köie tegemiseks või muudel tööstuslikul eesmärkidel. Ja need vaigunäärmed sisaldavad siis 2 peamist fütokannabinoidi. Neid bioaktiivseid ühendeid on seal lademetes, tõesti märkimisväärne kogus. Ja need 2 peamist fütokannabinoidi on siis justkui yin ja yang. Et meil on ühes otsas delta-9 tetrahüdrokannabinool, mis on kanepi peamine psühhotroopne toimeaine, ja teises otsas on cannabidiol, mis on vastupidi, siis antipsühhootiline. Ja kuidas see THC siis toimib, et ta on kannabinoidretseptorite siis osaline agonist. Ja see osaline agonist on siin suhteliselt tähtis, sellepärast, et kui me vaatame, mis on toimunud erakorralise meditsiini osakondades, kus patsiendid tulevad sisse kanepi mürgistustega, siis suurem osa neist, ma julgen arvata, on tegemist sünteetiliste kannabinoididega, mis on nende retseptorite täisagonistid. Ja see cannabidiol iseenesest CB1-2 retseptoritel olulist mõju ei avalda, küll aga on ta CB1, CB2 agonistide antagonist, et ta võib blokeerida ära nende retseptorite aktivatsiooni teatud määral, siis juhul, kui teda manustada koos siis agonistidega. Ja ta on üleüldine endokannabinoidsüsteemi modulaator, ta mõjutab seal neid laguensüüme ja nii edasi, aga selleni võib-olla natuke jõuame. Ja mida sellest kanepist siis üldse tehakse, et meil on siis kanepi õisikud, koleda nimega marihuana,
mis võib laias laastus olla siis kas kõrge THC sisalduse ja madala CBD sisaldusega, umbes võrdsetes kogustes THC ja CBD sisaldusega või siis kõrge CBD sisaldusega ja väikse THC sisaldusega, nagu on näiteks hemp. Ja üldiselt võib kanepiõisik kuivmassist toota kuni 30% nii-öelda aktiivseid toimeaineid, mis on samuti märkimisväärne biotehnoloogia seisukohalt. Kanepiõisikutest tehakse hašishit, ehk siis põhimõtteliselt ideaalne hašiš oleks iga individuaalne kanepi vaigunõere kokku kogutud ja kokku plärtserdatud. Traditsiooniliselt on seal suhteliselt madal THC sisaldus ja kõrge CBD sisaldus, sest kohalikud farmerid ei sordi või ei vali oma siis järgmist seemet mitte selle järgi, et kas ta toodab palju THC-d, vaid nad valivad selle järgi, millise kvaliteediga on see trigo. Ja kanepiõisikuid ekstraheerides siis erinevate orgaaniliste solventidega, näiteks etanooliga või butaaniga või atsetooniga, millega iganes, saadakse siis nii-öelda kanepiõli ehk siis kanepi ekstrakt ja seal võivad toimeained sisaldused juba väga kõrged olla, siin kuni 90%. Aga need asjad peavad meid kuidagi mõjutama, et ma enne siin põgusalt mainisin, et meil on mingid retseptorid ja värgid, et kuidas see värk siis kõik toimib. Et see endokannabinoidsüsteem iseenesest on 90. aastate alguses avastatud siis lipiidne signaali võrgustik, koosneb siis retseptoritest, eelmainitud CB1, CB2, aga need retseptorid on veel. Need on G-valkseoosilised retseptorid, näiteks CB1 retseptor on ajus kõige levinum G-valkseoosiline retseptor ja umbes pooled tänapäeva ravimid nii-öelda sihivad G-valkseoosilised retseptoreid. Nende ligandid, anandamiid ja 2 arachidonüülglütserool on arachidoonhappe metaboliidid, väga lähedalt seotud teiste arachidoonhappe metaboliitidega, nagu prostaglandiinid. Peamine valuvaigisti, mida me kasutame, on ju tsüklooksügenaaside inhibiitorid, otseselt seotud arachidoonhappega. Ja samas on olemas ka siis spetsiifilised laguensüümid ja muidugi need ensüümid, mis neid endokannabinoide siis rakumembraanidest toodavad. Et tegemist on rasvlahustavate või rasvadega põhimõtteliselt, et me ei saa rääkida siin mingist geeniekspressioonist või mingi valgusünteesist, neid endokannabinoide toodetakse seal, kus neid vaja on, kuna neid vaja on ja sõltuvalt siis kohalikust miljööst. Ja kogu asi graafiliselt võiks siis välja näha umbes niimoodi, et kui me räägime ajust, siis endokannabinoidsüsteemi üks peamine roll on siis nii-öelda retrograadse signaliseerimise funktsioon, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et kui postsünaptiline neuron ütleb, et nüüd on kõik, mul sai liiga palju seda signaali, siis ta sünteesib sealt endokannabinoidid, need mõjuvad presünaptilisele neuronile ja sealt neurotransmitterid enam ei vabastata. Ja nagu võite ise arvata või kes on kokku puutunud, siis signaalirajad on äärmiselt keerulised ja see skeem on siis oluline lihtsustus sellest, mis meil siis rakkudes toimub. Ja see endokannabinoidsüsteem üleüldiselt on tegelikult väga levinud, et kui me peamiselt räägime, et CB1 retseptorid on neuronite peal, neid võib olla ka mikrogliias, neid võib olla rasvkoes, neid võib olla lihasrakkudes, nad on väga laialt levinud ja sõltub siis, samuti nende ekspressiooni tase sõltub siis sellest kohalikust miljööst ja rakutüübist ja muudest sellistest faktoritest. Aga mis selle funktsioon on? Selle nii-öelda lühidalt võib kokku võtta, et endokannabinoidsüsteem on siis nii-öelda homostaatiline modulaator. Et on välja pakutud tal peamised funktsioonid siis rahune, puhka, unusta, kaitse ja söö. Viimase kohta ilmselt väga palju ei pea kommenteerima, see on ju kõige stereotüüpsem kanepi tarvitamise nii-öelda nähtus, et hakatakse kontrollimatult sööma. Kaitseb on näidatud, et erinevate patoloogiliste olukordade puhul siis aktiveerub endokannabinoidsüsteem ja siis enamasti toimib antiinflamatoorselt, aga immuunsüsteem on keeruline. Unustamisfunktsioon, ka ilmselt väga palju ei vaja kommenteerimist, et mäluhäireid on seostatud kanepi tarvitamisega juba pikka aega. Puhka kutsub und esile, füüsiline aktiivsus väheneb ja siis see rahune, et leevendab siis ärevust, lihastoonust, kehatemperatuuri, vererõhku. Aga samas paneb südame kiiremini peklema. Aga mis see ravikanep siis ikkagi on, et miks see eksisteerib või ei eksisteeri siis? Et põhimõtteliselt on probleem siin eesti keeles. Meil on põhimõtteliselt 2 terminit, mida kasutatakse läbi segi. Kitsamas mõttes ravikanep on siis standardiseeritud toimeainetega ja kontrollitud kvaliteediga kanepiürt.
aga ravikanep nii-öelda laiemalt siis hõlmab absoluutselt igasugust siis endokannabinoidsüsteemi moduleerimist siis kehaväliste ainetega, olgu selleks siis fütokannabinoidid, kanepitaimed või siis kuskil laboris sünteesitud keerulised molekulid. Ja sellest tulebki siis paljuski segadus. Et tõestada siis, et niisugune asi nagu standardiseeritud ravikanep tegelikult eksisteerib, Ravimiametile muidugi see slaid ei meeldi, et on olemas selline firma Hollandis, kes töötab siis Hollandi kohaliku tervishoiuministeeriumi nii-öelda loaga, korraldavad regulaarset järelevalvet sellele ja neil on 6 eri sorti ravikanepit, milles on siis erinev kannabinoidide profiil ja need on standardiseeritud, neid kasvatatakse hea põllumajandustava järgi, nad on ISO 9001 sertifitseeritud, kogu ürt kasvatatakse praktiliselt laboritingimustes, pestitsiidi, herbitsiide ei kasutata, on garanteeritud puhtus raskemetallidest, herbipestitsiididest ja bioloogilise kontaminatsiooni nii-öelda igaks juhuks üle võlli nii-öelda piiramiseks siis kiiritatakse veel kamakiirgusega kogu ürt üle. Ja töötab juba mõnda aega. Aga kus see nagu probleem siis on? No muidugi üks probleem on see, et CB1 retseptorite aktiveerimine on psühhoaktiivne. Need toimed on psühhoaktiivsed. Aga laiemalt vaadates me ei oska teda kuidagi nagu sobitada tänapäeva nüüdismeditsiini. Ühest otsast me võime kõik ilmselt nõustuda, et see väike kotike siin ei ole ravim. Kui me ekstraheerime sellest kotikeses olevast oljusest nii-öelda toimeainet, ta ei ole ravim. Kui me kasvatame teda standardiseeritud tingimustes, kui meil on teada kõik, mis seal sees toimub, nii ja naa, pigem mitte. Ravimiseaduse järgi on see asi droog. Aga kui me selle sama ekstrakti lahustame etanoolis, paneme seal natuke mentooli juurde, saame Sativexi 2005. aastast lubatud, kliiniliselt tõestatud pulgiskleroosi lihaspasmide leevendamiseks. Me sünteesime THC laboris, paneme ta seesameõli sisse ja paneme pillidesse kindla kontsentratsiooniga, saame marinoli, mis on juba 80. lõpus söögiisu tõstmiseks ja iivelduse leevendamiseks. Ja muidugi on veel teisi probleeme, et mitut ravimit te teate, mille kasutamine ravivõttena eelneb põhjalikule teadusuuringule. Ilmselt mitte palju, aga kanep on üks neist. Siis muidugi rahvusvaheline regulatsioon, kõik kanepitooted ja kanep on keelatud 2 ÜRO konventsiooniga, see on oluliselt raskendanud igasugust teadustööd, mis üritab uurida kannabinoidide nii-öelda kasulikke mõjusid. Eriti hull on olukord USAs, kus kontrollib praktiliselt täielikult seda protsessi kohalik siis nii-öelda narkovastase võitluse agentuur või mitte võitluse agentuur, aga NIDA ja tema ei luba praktiliselt üldse teha midagi sellist, mis vaataks vähegi positiivseid omadusi. Ja muidugi meil on kogu see botaaniline substants tänapäeva meditsiinis, see on täiesti ennekuulmatu. Ja mis neid kõiki suuresti seob, on muidugi raha, sellepärast, et meil puudub mida patenteerida, me kõik teame, et ravimi katsetused on ääretult kallid, räägivad, et 1 miljard eurot kulub uue ravimi turule toomiseks. Keegi ei taha seda maksta, kellelgi ei ole finantsilist huvi seda maksta, sellepärast, et neil puudub nii-öelda võimalus seda tagasi teenida. Ja sellepärast tehakse neid harva, aga sellele vaatamata neid tehakse. Põgusalt siis ravikanepi olukorrast mujal maailmas. Et regulatsioonist enne põgusalt rääkisin, nüüd vähe põhjalikumalt. Meil on ÜRO 1961. aasta narkootiliste uimastite ühtne konventsioon, kus kanep on esimeses 4. nimekirjas, esimene nimekiri kõige rangem nimekiri ja 4. nimekiri on siis esimese nimekirja veel rangem nimekiri. Ja siin on muidugi märkimisväärne see, et 61. aastaks ei olnud tegelikult teada, mis on kanepi peamine psühhoaktiivne toimeaine. Millisest teaduspõhisest keelumisest me siin saame rääkida. 71. aastal oli psühhotroopsete ainete konventsioon, selleks ajaks oli THC juba leitud, liigutati esimesse nimekirja. 91. aastal otsustasid siis WHO ekspertkomitee nii-öelda alusel liigutada THC ehk pronabünool teise nimekirja. Vahepeal on olnud veel mitu ekspertkomiteed, mis on soovitanud nimekirja 3. või 4, mis siin on siis leebemad. Ja minu üllatuseks põhjendus, mis anti
mitte liigutamisele 3. või 4. nimekirja oli järgmine. Põhimõtteliselt nad ütlesid, et meid ei huvita teie teaduslik meditsiiniline teave. Me teeme seda, mida me arvame. Ja kui see ei pane kellegi peas alarmkellasi lööma, siis ma ei tea, mis veel paneb. See on ju ebanormaalne. Kui palju meil seda kanepit siis tarvitatakse? See hõlmab need numbrid, need hõlmavad nii meditsiiniliseks kui teaduslikuks kasutamiseks kanepi tarvitamist. Eesotsas on meil Kanada 55 546 kilogrammi kanepit aastas. Sellised numbrid on hirmuäratavad. Iisrael samuti tõuseb. Aga mis on veel võib-olla märkimisväärsem kui need absoluutnumbrid, sest need nagunii enamusele siin midagi ei ütle, on see, kui võrrelda, milline oli olukord 2010. aastal, milline on olukord 2016. aastal. Praktiliselt kõigis riikides, välja arvatud Hollandis, on ravikanepi kasutus märkimisväärselt tõusnud, geomeetriliselt tõusnud. Ka Eestis. Meil oli tervelt 2 grammi kanepit 2010. aastal. Nüüd on 6,5, mille jaoks seda kasutatakse, ega keegi tegelikult ei tea. Kaaskromatograafi sa kanepit sisse ei pane, et kohtuekspertiisi laboris midagi tuvastada. Nii et ühesõnaga väga selge trend on maailmas ravikanepi kasutusele võtmisel. Ja muidugi tekitab küsimusi, et siis miks või kuidas või miks keegi sellest ei räägi või mis värk sellega on. Et milleks seda kõike siis kasutatakse? Kõige suurem rahvusvaheline uuring, mis sellel alal tehtud on, hõlmas 953 patsienti 31 riigist. Ja kõige levinum kasutusala oli kroonilise valu vastu. Samuti ärevushäirete vastu, isutus, kaalukaotus, depressioon, unetus ja muud. Siin anti valida 47 erineva diagnoosi vahelt. Ja umbes 80% neist patsientidest oli kooskõlastanud oma kannabinoidravi oma raviarstiga. Kui me vaatame, millised on näidustused kuskil kindlas riigis, siis mis on numbrid Austrias. Ma muidugi nende numbrite õigsust garanteerida ei saa. Neid numbrid näitas eelmine aasta toimunud meditsiinilise kanepi konverentsil üks Austria arst. Aga nende hulgas on kroonilise valu patsiente veelgi rohkem. Samuti iiveldus okseldamine ja ulgskleroosist tingitud spastilisus. Samuti anoreksia. Holland on hea näide sellepärast, et nende lähenemine on natuke teistsugune. Nemad vaatasid, kuna neil on see ravikanepisüsteem väga kõrgelt arenenud ja hästi reguleeritud, siis nemad vaatasid selle põhjal, kuidas inimesed ravimeid apteegist välja ostavad. 5540 patsienti, need peaaegu täielik ülevaade kogu Hollandi ravikanepi patsientidest. Keskmine vanus 55,6 aastat. Rohkem naisi kui mehi. Ja kui siin vaadata, mis olid kanepile eelnenud retseptravimid, mida tarvitati, siis suur hulk tarvitas rahusteid, suur hulk tarvitas valuvaigisteid ja mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid ja samuti ka haavandise koliidi vastaseid ravimeid. Siin peaks mõni tuluke põlema minema, mis on NSAIDide kõige suurem kõrvalnäht. Mis meil see Eestis on? Suhteliselt hästi illustreerib see pilt meie olukorda praegu Eestis. Ega ta kaugemale väga ei jõudnud ei ole, kui siin prügikasti peale või nüüd siia konverentsile. Ka meil on need asjad reguleeritud seadustega ja kanep on narkootiliste psühhotroopsete ainete esimeses nimekirjas ehk kõige rangemas nimekirjas. Seal nimekirjas on nii kanep kui ka tetrahüdrokannabinool eraldi välja toodud. Siin on muidugi huvitav nüanss see, et välja arvatud need tööstusliku kanepi sordid, mis sisaldavad kuni 0,2% THC-d. Aga kui me söödame inimesele 10 grammi seda 0,2% õli sisse, siis kas see on legaalne? Tema saab oma 20 milligrammi doosi sealt ilusti kätte, aga mina neid asju torkima ei läheks praegu. Aga olukord ei ole tegelikult täitsa lootuseta. Meil on üks patsient, kes on saanud Sativexit. Ja kuna kannabinoidid on esimeses kõige rangemas nimekirjas, siis nende väljakirjutamine eeldab seda, et kutsutakse kokku erialakomisjon, mis siis vaatab üle selle patsiendi taotluse, kiidab selle heaks või ei kiida heaks.
nagu siin teise patsiendi puhul juhtus, kellel kusjuures on ulgiskleroos ja kes on nii-öelda mudelpatsient. See esimene patsient väidetavalt sai seda vähivalude vastu, mille teaduspõhisus on veel väiksem. Et see bürokraatia on see probleem, mida tegelikult on vaja lahendada, sellepärast et arstidele ei anta võimalustki praktiliselt neid ravimeid välja kirjutada. Arstil puudub huvi, kui patsient teda ei survesta ja kui teda oluliselt ei survesta. Ja muidugi selle peale võib alati arst ka politsei kutsuda, sellepärast et reeglina need, kes survestavad, on ka ise kanepit juba tarvitavad meditsiinilised eesmärgid. Et mida siis teha tuleb? Et esimene lihtsam punkt võib-olla on see, et tegelikult tuleb teie teadlikkust nendest asjadest tunduvalt parandada ja mitte ainult võimalustest, kus me saaksime kannabinoide meditsiinis rakendada, vaid ka nendest ohtudest. Sellepärast, et kui küsida siit, et millised need kanepi tarvitamise peamised ohud siis on, kogu aeg räägitakse, et ilgelt ohtlik, me ei saa, ohtlik, aga kui küsida konkreetselt, mis need ohud siis on? Mis need on siis? Skisofreenia, psühhoos. Millegi pärast neid asjad väga ei tule välja ravimiuuringutest. Meil on Sativeksi patsient aastaid üle 1500, võib-olla isegi rohkem nüüd. Need sealt millegi pärast välja ei tule. Me peame aru saama, et kui me räägime kannabinoidide meditsiinilist tarvitamisest, me ei räägi rekreatiivsest tarvitamisest. Me ei räägi sellest, et me kasutame kannabinoide sellepärast, et me tahame pilve saada. Nad kasutavad kannabinoide sellepärast, et nad tahavad oma vaevustele leevendust saada. Sama asi on opiaatidega. Kogu aeg kasutatakse opiaate valuravis, elementaarne. Aga keegi ei eelda, et need patsiendid kasutavad neid opiaate sellepärast, et nad tahavad pilves olla. Lihtsustada legaalset ligipääsu. Ma olen ekstra tõmmanud siia joone alla legaalselt. Me võime siin silmi kinni pigistada ja öelda, et meil ei eksisteeri selliseid patsiente, kes kanepit praegu kasutavad. Nad peavad selle jaoks minema kuskil naabripoisi käest küsima mõnda telefoninumbrit. Kas see on normaalne olukord? Minu meelest ei ole. Mida siis konkreetsemalt teha võiks? Alustada tuleks sellest, et meil on vaja THC liigutada teise nimekirja, kus ta on 1971. aasta konventsioonide puhul. Meil isegi seadus ütleb seda, et Ravimiameti ettepanekul peaks lähtuma nendest konventsioonidest. Väga elementaarne, selge samm, mida saab teha. Teine variant oleks, sükse huvitava nüansi peale sattusin, et meil on seadusel võime muuta ainete omadusi. Et kui me paneme ta kuskile seadusnimekirja, siis järsku ei ole need preparaadid justkui narkootilised psühhotroopsed ained. Me võime ka kanepile siin puhul erandi teha, kui me saitime paika kindlad kontsentratsiooni nõuded või midagi taolist. Ma ei ole jurist, ma nendest asjadest midagi ei tea. Tänan tähelepanu eest. Vastan hea meelega kõigile küsimustele. Nii, tagareast on seal küsimus. Tervist. Mina olen Raido Paasmaa ja kliinilise toksikoloogina on mul tekkinud mõningaid märkusi ja küsimusi. Esiteks see kriteeriumi seadmine, mis on ravikanep, on kogu maailmas tekitanud hästi laialdase poleemika. Sellepärast, et inglased on uurinud niinimetatud 20 erinevat ravikanepit ja 80% nendest ei olnud tegemist mitte taimse kanepiga, vaid oli tegemist sünteetilise THC-ga, millega oli siis pritsitud suvalisi taimelehti, kuivatatud ja valmistatud puru, mida müüdi siis niinimetatud ravikanepi pähe. Et see on üks asi, mis nagu on selle kriteerium alati, mis tasub nagu tähele panna. Teine asi on kindlasti see, et Colorado osariigis, kus esimesena USAs legaliseeriti ravikanepi kasutamine, siis nende mürgistusteabekeskuse andmetel suurenes EMO visiitide arv kanepi üledoosiga 4-6 korda. Ja üle-eelmisel aastal viis Euroopa ravimite ja ravimsõltuvuse monitoringu keskus läbi 10 riigis, 16 keskuses aasta jooksul uuringu, kui palju on kanepiga pöördumisi EMO-desse või kui palju on mõnuainetega pöördumisi EMO-desse ja juhtival kohal nendest pöördumistest oli seesama kanep. Et mina olen seda meelt, et kui ravinäidustus on kanep ja muud võimalikku alternatiivset ravi ei ole,
siis miks mitte seda kasutada. Aga ma ei tea ühtegi haiget, kes oleks jäänud selle tõttu abita, et talle ei ole võimaldatud ravikanepi kasutamist. Et miks on sellest kanepist tekitatud selline elule niivõrd oluline probleem? Ega ta ei olegi niivõrd oluline probleem. Keegi pole seda väitnud. Selles mõttes, et me räägime siin ikkagi niši asjast. Mitte ühegi nende patsiendi jooks ei ole kanep nii-öelda esimene. Kui ma löön endal haamriga näpu peale, siis ma ei lähe arsti juurde küsima, et palun, kas saaks natuke tõmmata midagi. Ma panite ise ka tähele, et kõik need asjad, mis te välja tõite, ei olnud tegelikult meditsiinilise kanepiga, ei olnud siin midagi pistmist. No vaatasid rekreatiivseid tarvitajaid. Hoopis teised eesmärgid, hoopis teine substants. Saate aru, et need ravikanepi probleem ja rekreatiivse kanepi probleem on kaks täiesti eri asja. Neid iseloomustab ainult üks substants, milleks on kanep. Küsimus ongi selles, et ma saan aru, et tegelikult ei ole probleem mitte selles, et ma olen nõus, aga selle piir on see küsimus, mida ei suuda keegi selgelt tõmmata. Ütlemaks, et siin on ravinäidustus, aga see on nii-öelda sõltuvusnäidustus. Siis peab keegi hakkama neid piire tõmbama, selle jaoks ma siin olengi praegu. No, väga hea. Nii, veel küsimusi? Kui saalis küsimus oli, siis ma võib-olla küsin ise, et kõikide ravimite puhul peab ju läbi viima ravimiuuringuid. Ja huvitav, et mis on siis need kõige teaduspõhisemad näidustused ja mis on võib-olla mõned näidustused, mis on ülepaisutatud, mis ei ole nii teaduspõhised veel? No, meil on praktiliselt 3-4 teaduspõhist. Meil on söögiisu tõstmine juba 80-ndatest lubatud. Meil on siis kemoteraapiast tuleneva iivelduse oksendamise leevendamine, samuti 80-ndatest 2005. Keskelt on hulgiskleroosist tingitud valulike lihaspasmide leevendamine ka kliiniliselt tõestatud. Ja siis on tehtud terve rodu igasuguseid muid kliinilisi uuringuid, mis enamasti on andnud mitte rahuldav tulemuse. Aga need on kõik faas 1, faas 2 uuringud olnud ja üks asi, mis sealt läbi jookseb, on see, et tegelikult kui manustada kontrollitud tingimustest teatud kindlates doosides kontrollitud režiimil järelevalve all kannabinoide, siis need ohud, need ei ole nii suured, et neid peaks liigitama ühte patta fentanüüliga või muude tõsiselt ohtlike ravimitega. Vahepeal mõni küsimus tekkinud? Et tõesti, meil on täpselt see probleem, kus me praegu on väga laialt levinud see, et kanepit tarvitatakse nii-öelda ravimeetodina juba enne, kui meil on mingi nii-öelda tugev teaduslik alus nende kasutamiseks. Tere, kui see on tõesti niivõrd suure potentsiaaliga, siis mis hetkel pärsib ravimifirmasid, et sinna rohkem tähelepanu ja raha ei paneks, et selliseid asju siis turule tuua? Selle peale pannakse väga palju tähelepanu. Lihtsalt see tähelepanu ei ole seotud kanepi ja kanepi taimega. Siin tuleb mängu lihtsalt see, et praegusel hetkel on taime poolt toodetud THC kõige kuluobjektiivsem või kuluoptimaalsem viis CB1 retseptoreid aktiveerida. Ja selle vastu me ei saa. Tööd tehakse väga palju, meil tehakse tööd nii-öelda perifeerselt nii-öelda limiteeritud kannabinoidide väljatöötamisega. Meil tegeletakse igast erinevate endokannabinoidide laguensüümide inhibiitoritega, millega oli siin paar nädalat tagasi see Prantsusmaal suur õnnetus, kus nad kasutasid kovalentsete rasvhappeliste hüdrolaaside nii-öelda inhibiitorit, mille vastu tekkis immuunreaktsioon. Ja sellega tegeletakse. Lihtsalt taaskord meil firmadel puudub mingi nii-öelda majanduslikult otstarbekas põhjus korraldada neid hirmkallid ravimi uuringuid, et sellega turule tuua. Neil lihtsalt puudub nii-öelda intellektuaalne kaitse. Kui nemad teevad uuringu, mis ütleb, et THC sobib selle või selle vastu, siis tegelikult võib ju igaüks seda THC tootma hakata. Aga siis täname härra Siimutit.